webinarile. Mina olen Johanna, mina olen GoWorkabitis turundus- ja kommunikatsioonijuht ja minuga koos on Nele. Tutvustad ennast ise? Ja ikka. Tere ka minu poolt. Mina olen Nele Sinnep ja olen GoWorkabitis kliendipartnerluse juht, et aitan ettevõtetel leida parimaid lahendusi meie keskkonnas. Ja täna me tutvustame ja räägime sellest, kuidas valmistuda suvehooajaks, mis on paljudes valdkondades hooajaline, erinevad mahud tõusevad, kõiguvad, faktoreid on palju, mis meid mõjutavad. Kõige lihtsam on mõelda ilma peale, teenindusvaldkonnas, toitlustuses, majutuses, teeninduses, kui on ilus ilm, on terrassid täis, kui vihma sajab, on jälle teised teenused, käiakse spaades või ujumas või kuskil siseruumides. Aga samamoodi on ka tegelikult tootmises, logistikas, kõikides muudes valdkondades ka oma faktoreid, mis meid suvehooajal erinevatel põhjustel mõjutavad. Ja kõige olulisem, meie oma põhitöötajad tavaliselt tahavad ka suviti puhata. Kuidas siis organiseerida töö niimoodi, et kõik tellimused saaks täidetud, kõik kliendid saaks teenindatud ja samas töövoog oleks stabiilne ja ka põhitöötajatel oleks rahulik meel minna puhkusele, seal olla ja teised, kes samal ajal töötavad, et neil oleks rahulik meel siis oma tööpostil olla, mitte muretseda. Ja suvise hooaja katmiseks on erinevaid variante, saab mängida töötajate arvu ja koormusega. Paljud inimesed ei ole sellega rõõmsad, kes peaksid ületunde suviti tegema, et kuigi valgust on rohkem, siis eks me ikka kõik ju Eesti inimesed tahame suvel nautida rohelust ja laadida oma patareisid. On võimalik ka oma töötajaid ristkoolitada, et erinevaid funktsioone siis täita ühe või teise osakonna töötajatega, kes suvisel perioodil lähevad ja võtavad ülesanded üle. On ka erinevaid automatiseerimise võimalusi ja siis on ka lahendus paindlikud või hooajalised töötajad ja täna me just nendest räägime lähemalt. Ja siin ongi küsimus, et milline on sinu inimeste siis strateegia, millist teekonda sa valid, et oma ettevõtte vajadused täita. Ma olen jaganud töötajad umbes 4 gruppi. Meil on täiskohaga pikaajalised töötajad, on osakoormusega ka tavaliselt pikaajalised töötajad. Ja siis on meil paindlikud töötajad ja ajutised töötajad. Ja GoWorkabit tegeleb just selle paindliku ja ajutise töötajate vajadusega ja aitab siin valdkonnas. Mis asi on ja mis vahe on üldse paindlikul ja ajutisel tööjõul, et kuidas sellesse suhtuda ja meie jaoks on siin paar olulist vahe, mille ma tahaksin enne teemasse sügavuti siseminekut lahti rääkida. Paindlikud töötajad tavaliselt otsivad mingil määral püsivust. Neile on sarnaselt täiskohaga töötajatele oluline ka areng ja eneseteostus ja nad tahavad näha ja tunda oma panuse väärtust ka üle pikema aja. Samas neil on vaja paindlikkust, nad ei saa olla ka osakoormusega töötajad, nad tahavad ise otsustada oma töögraafiku ja koormuse üle. Tavaliselt on siin grupis inimesed, kellel on mingisuguse koormusega teine töö, näiteks väikesed lapsed või keegi teine lähedane, kellest nad hoolt kannavad, ehk et nende võimalus tööl käia ei sõltu otseselt ainult nendest, vaid kellestki teisest, kes nende eluga tihedalt on seotud. Siin võib ka muid erinevaid põhjuseid olla, kool näiteks, kui me räägime üliõpilastest, millal on sessid ja eksamid, millal on semestri algus ja rohkem vaba aega ja nii edasi. Et nende huvi ja soov on ehitada ja arendada ja luua seda töötaja-tööandja suhet väga sarnaselt täiskohaga töötajale, kuid neil on vaja seda paindlikkust. Nad arenevad ja õpivad tööülesandeid samamoodi, nii nagu täiskohaga töötajad ja neid on võimalik üle pikema aja ka erinevatesse rollidesse kasvatada, erineva komplekssusega ülesandeid järjest juurde anda. Ajutised töötajad üldiselt võivad, aga nad ei pea käima kas ainult ühe korra või ühe projekti raames ettevõtte juures. Nemad otsivad palju rohkem vaheldust oma igapäeva rutiini.
Nad soovivad ennast tihti ka panna proovile uutes valdkondades või teistes ettevõtetes ja nad tahavad midagi uut katsetada. Ehk et nende töö otsimise alguspunkt ei ole tavaliselt seotud üldse selle stabiilsusega, vaid nende jaoks on hoopis teised elemendid vajalikud. Mõnel on inimesel on vaja mingisuguses kiires või lühikeses ajaperioodis raha teenida, kellelgi teisel on mingisugune auk, mis on väga konkreetne, näiteks puhkus oma põhitöökohast, mida ta tahab täita teise tööga. Et siinkohal kohe üks müüt, et keegi suvel Eestis tööl ei taha käia, siis meie platvormil on väga palju inimesi, kes just otsivad neid puhkuseasendusi, mis on konkreetsed projektid või piiritletud ajaga, millal nad saavad tulla ja luua teie ettevõttes väärtust. No see on üks näide. Üks siis selline mõte või mida me täna küsimus, millele me hakkame vastama, on see, et kuidas ma alustan ja viin protsessi läbi nii, et kõik mu tellimused on täidetud, kliendid teenindatud ja ettevõttes säilib ka töörahu. Et mis selleks vaja teha on ja kuidas valmistuda, et hooaeg läheks sujuvalt. Ja siinkohal ma võtangi siis Johannalt jutu otsa üle. Ja selleks, et teada, kuidas see keeruline suveperiood üle elada, kus ikkagi kliente on ja töö vajab tegemist ja samuti inimesed vajavad puhkamist, siis tuleb teha juba kevadperioodil selline hea plaan ja tuleb täpselt aru saada, milline see olukord on, mis meid ees ootab. Ehk et me peame teadma, mis on see meie eesmärk ja ettevõtte vajadus. Siinkohal mul on küsimus ka meie kuulajatele, kes on ennasti siin meiega liitunud, et mis valdkondades te olete? Et seda oleks hea teada, et ma saaksin kohe mõne valdkonna siis selliseks näidiseks võtta ja hakata siis seda ülesehitust ühe konkreetse kliendipõhiselt tegema. Et te võite julgelt anda siinsamas läbi mikrofoni teada või siis kes soovib, võib ka panna kommentaari. Ja chat on avatud ja ootame siia vastuseid. Ja küsimusi ka, kui jooksvalt on midagi. Just, et teeks sellise mõnusa arutelu ka samas, kui ma räägin, et kui on küsimusi, siis võime jätta nad kõik lõppu, aga kui tõesti teemakohane on, siis saame ka rääkida. Juba näen, et on toitlustus ja majutus. Vaatame, kes veel on liitunud meiega, mis valdkondadest. Tootmine, väga hea. Jaekaubandus. No nii, täiesti selline meie segment võiks öelda, tõesti, ja jälle jaekaubandus, väga hea, et kõik need valdkonnad on meie kliendigrupis, kes igapäevaselt, aastaringselt kui ka siis suveperioodil saavad meie keskkonnast abi. Ja kuidas siis saavad? Ehk et reaalsus on see, enne kui tuleb abi küsima tulla, tuleb läbi mõelda, millist abi on vaja. Ehk et eesmärk ja ettevõtte vajadus, et klient paneb ise enda jaoks paika, millist positsiooni või ametikohta me tegelikult peame täitma selle puhkuseperioodi jooksul. Millise töö peab see inimene ära suutma teha, keda me siis väljast juurde võtame. Kui tihedalt see inimene tööl käib, millise graafikuga, kas on meil vaja ühte inimest või rohkem inimesi? Kuidas peab olema selle inimese eelnev kogemus? Kas tal peab olema oskus kõikide ülesannete koheselt hakkama saada või me tegelikult pakume talle ka väljaõpet, nii nagu me teeme kõigi nende inimeste puhul, keda me ise võtame tööle ja vastavalt oma teenusele koolitame. Nii et kõik need küsimused ja kindlasti veel mitmeid, mida ma siin selle presentatsiooni juures välja toon, tuleks läbi mõelda. Ja kõige tähtsam on ka siis see, et kui sageli meil on inimest vaja, kas meil on vaja inimest teatud hetkedel või me tahame stabiilselt katta kogu kuu graafikus puudoleva inimese asemel.
või puudu olevate inimeste asemel. Et see on siis see mõtteharjutus, mida tasub alati enne kas siis meie platvormi poole pöördumist või üldse täiendavate kätepaaride värbamist mõelda ja see on ju tavapärane. Sest et siinkohal tuleb appi kas siis personalitöötaja või siis tõesti kaupluse juhataja ise juba tegutseb või siis tootmises tootmisjuht. Nii et ja samuti hotellis on ju erinevad positsioonid, kes täidavad neid rolle, kes personali eest vastutavad. Siin oleks ka huvitav teada täna seda, et millistel positsioonidel te olete, kes te siin täna kuulamas olete, et sellest lähtuvalt on ka jälle hea teada, et kas te olete ise inimesi värbamas ja otsimas või te annate või te olete vaheliin või olete see, kes tõesti teeb seda või tegelikult annate seal sisendi selleks, et siis on jälle hea aru saada, kellele ma räägin. Ja nagu ma siis ütlesin, et kõige tähtsamas eesmärk olemegi siis praegu aru saanud, et kuidas me tahame täita, kas siis ajutiselt, paindlikult või siis tõesti täiskohaga ja vastavalt siis sellele me saame juba seda protsessi enda jaoks üles tähendada, enne kui me siis reaalselt seda siin keskkonnas teeme. Et GoWorkabit on tõesti selles mõttes hästi paindlik lahendus, et siin on võimalik leida igasuguse koormusega inimesi, nii täiskoormusega inimesi näiteks konkreetseks perioodiks, kui ka selliseid lühiajalisi ampsajaid, kui ka siis selliseid paindlikuid huubi liikmeid ja ma natukene siis räägin ka peagi sellest, mis vahe neil on. Hanna juba põgusalt puudutas. Oluline on see, et me aru saame, mida me ja keda me vajame. Ja nii nagu tellitud on ees ka kohe slaid selle kohta, et millised erinevused siis on. Ma alustan küll hea meelega sellest parempoolsest tulbast, et ajutine tööamps. Kui personaliinimene saab sisendi, et mul tegelikult oleks hädasti vaja juba esmaspäevaks inimest, ja ütleme ka, kui pikalt plaanist võelda, et suveperioodis, et ma tean, et mul on juunis juba kiire ja oleks vaja inimesi, siis kasulik ja tark on hakata neid planeerimisi tegema juba varem. Ja ka katsetamisi ja proovimisi, kas ma leian meie keskkonnast ehk GoWorkabiti keskkonnast neid sobilikke inimesi. See tähendab seda, et kui on mul teada, et mul on mõni vahetus jääb katmata ükskõik siis millises valdkonnas, näiteks ka juba maikuuses, siis ma saan panna üles ajutise tööampsu ja läbi selle saan testida seda keskkonda. Kas ma leian siit selliseid inimesi, kes mulle sobituvad? Kas ma leian siit selliseid inimesi, kes teevad ära selle töö täpselt nii, nagu mina soovin ja kuidas ettevõttes on ette nähtud ja kuidas klient seda tahab tarbida? Ehk see tähendab seda, et ajutine tööamps on ühtepidi selline hea lühiajaline koostöövorm mõlemale osapoolele, nii tööampsajale, tööandjale. Ja kui ma tõesti taipan, et see ajutine tööamps on toonud selle tulemuse, mis on ootuspärane, siis on hea viis liikuda juba edasi paindliku huubi poole. See tähendab ka seda, et vajadus on jätkuv, vajadus on kasvav või vajadus on ikkagi olemas, aga teatud rütmiga, siis on võimalik teha kahel moel seda tegevust. Ühtepidi kaasata ja kutsuda juba tublisid tööampsajaid, kes on ennast näidanud sinna huubi. Me saame tekitada sellise keskkonna, mis on ettevõttel endal kasutada ja see on konkreetse ettevõttega seotud ja need samad tööampsajad, kes on juba ettevõtte sees käinud, ütleme siis näiteks kaubandusobjektil on olnud jaekaubanduses abis, teinud klienditeeninduse tööd või on pannud kaupa välja, siis vajadusi ette teades saan hakata neid inimesi liitma oma huubi keskkonnaga. Ehk et ma kutsun nad kandideerima sinna keskkonda ja kui nad on nõus, neile ka sobis seal töötada, siis nad saavad huubi keskkonna liikmeks, kui ettevõtte esindaja, personalijuht või kaupluse juhataja näiteks kutsuvad ja kinnitavad nad sinna huubi ära. Ja kui nüüd on juba huubi sisse saadud, see on tegelikult isegi nagu heas mõttes tunnustus ja privileeg, et ma juba näen esimesena ja vaikimisi kõiki neid pakkumisi selle kaupluse poolt, kui on tekkinud vajadus ja kauplus on pannud üles järgmise töö. Ja siis see inimene, kes seal huubis on, saab juba ise ennast sinna graafikusse paika panna.
Ma lähen veel korraks sammu tagasi. Kui ajutise tööampsu puhul on siis see, et me paneme üles konkreetse päeva, kellaaja ja inimeste arvu ja siis ettevõtte esindaja valib välja kandidaadi ja kinnitab taustainfo põhjal ja ka võib-olla suhtlemise korral ära sobiva inimese või inimesed ja see töö saab tehtud näiteks täna ja võib-olla ka homme ja siis see tööamps lõpeb. Huubi puhul on see, et Huubi osas siis need Huubi liikmed saavad hakata ise neid töid valima, kui see graafik on üles pandud ja seal jääb ära see igakordne kinnitamine. Juba sellega, et ettevõtte esindaja või ütleme siis personalijuht või kauplusjuhataja valis inimesed Huubi välja, ta on juba enda valiku teinud, ta usaldab neid inimesi, kas siis varasema kogemuse põhjal või intervjuu põhjal või suhtluse, mida siis on võimalik siin keskkonnas ka teha. Ta teab, et ta tahab seda inimesele anda selle võimaluse, et ta saaks Huubis töötada ja ta saab alustada seal. Ja inimene on ise kinnitanud, et ta saab tulla sellel päeval ja lähebki lahti koostöö. Kui nüüd on teada, et mingil põhjusel Huubi liige ei saa tööle tulla ja tühistab selle vahetuse, siis seal Huubis on rohkem liikmeid juba, et Huub annab võimaluse kandideerida nõnda, et ütleme, et meil on vaja täita 1 või 2 ametikohta, aga Huubi me saame tõmmata ütleme piiramatul arvul inimesi, ütleme, et me oleme tõmmanud sinna 10 inimest ja seal on vaja 2 vahetust täita, siis kui konkreetne kandidaat, kes algselt märkis ennast tööle, tühistab vahetuse, siis see info läheb laiali nendele inimestele, kes on ka seal Huubis ja saavad ka siis ära märkida, et nemad saaksid asemele tulla. Kui see võib-olla juhtub samal hommikul, võib minna kiireks, aga kui see tühistamine toimub eelmisel õhtul, siis on täitsa suur tõenäosus, et see vahetus saab ikkagi täidetud. Ehk et see paindlik Huub loob turvalisema koostöö ja tagab kindlustunde ettevõttele, et igal juhul on inimene tööle tulemas ja töökätepaar olemas. Kas siinkohal on tekkinud küsimusi? Saan kohe mõnda mõtet siis täiendada. Kui ei, siis liikun edasi. Ja eeltöö, selgus töö sisus ja ootuses. See on kõigile osapooltele väga tähtis. Ettevõtjana me täpselt teame, mida me soovime, mis peab tehtud saama, kuidas peab tehtud saama ja keda me ootame seda tööd tegema. Ja seda rohkem vajab seda infot samuti kandidaat või tööampsaja, kes siis seda tööpakkumist või kuulutust näeb. Et otsitakse jaekaubandusse klienditeenindajat, kes siis teeb neid ja neid tegevusi. Ja mis on väga tähtis, et lisaks töökirjeldusele on oluline ka ära märkida, et mis on see töö, mis on töö tulemus. Ehk et selline job to be done, et mis peab saama tehtud. Nii et see loob selguse ootustes ja ka tulemustes, et kandidaat, kes siis tööle tuli, kas tööampsu või Huubi läbi, ei saa pärast öelda, et ta ei teadnud, mis oli see ootus ja ka tööandja on endale nagu loonud siis kindluse ja andnud ette kriteeriumi, millele siis peab inimene vastama ja millise töö tulemuse ära tegema. Kas ma võin korra hüpata vahele, Nele? Muidugi. Ma tahan seda täiendada siin, et ükskõik kumb vorm siis, kas tööamps või Huub, need on lühiajalised tööd võrreldes traditsiooniliselt põhitöökohaga inimeste töödega. Ja inimesed, kes need töid soovivad teha, tahavad väga selgesti aru saada, milline on see väärtus, mis nad tulevad looma. Kuidas nad saavad iseenda töö progressi hinnata, et kas neil läheb hästi või läheb halvasti, kui kiiresti nad suudavad eesmärgid täita. Ehk et kui me mõtleme tavalisest täiskohaga töökohale värbamisest, siis on tavaliselt ametijuhendi erinevad ülesanded, mis võivad olla päevast päeva korduvad ilma selge võib-olla alguse ja lõputa, sest need ongi pikaajalised protsessid. Siis lühiajalist töötajat ükskõik millises vormis, ka siis, kui võtate kellegi
tuttava leiate Facebooki grupist, võib-olla on lihtsalt mõni mis iganes keegi soovitab, et ükskõik milline see vorm on, see ei puuduta ainult meie platvormi, aga üldiselt lühemaajalise töö puhul on hästi oluline küsida endalt küsimus, et mille järgi ma tean, et töö on hästi tehtud ja olen vahetuse või tööpäeva lõpuks rahul. Ja selline hästi üpriski väike eesmärgistamine aitab luua selged ootused iseendale, töö komplekssusele, et mis on üldse realistlik näiteks ühe vahetusega ära teha ja milline on selle tulemuse kvaliteet, mida me ootame pärast. Et siin on hea näide. Tavaliselt ütleme näiteks laotöö puhul on üks tööülesannetest lao korrashoid. Siis kui me kirjutame lao korrashoid, siis seda võib tõlgendada näiteks nii, et ma tõmban estakaadilt kastid uksest sisse ja võib-olla meeter-poolteist eemale, et keegi otsa ei komista. Ja teine inimene, kes ütleb lao korrashoid, pakib lahti, riiuldab, uuendab inventory süsteemi, korrastab veel olemasolevaid riiuleid ja voldib tühjad kastid kokku. Mõlema töökirjeldus on sama, lao korrashoid. Ehk et selles täpsuses, mida me ootame, on vaja olla võimalikult täpne. Ja siin on positiivne pool ka selles, et mida täpsemad me oleme ka juba töökuulutuses või töökirjelduses ja siin taaskord vahet ei ole, kas see on meie keskkonnas ja panete Facebooki gruppi kuskile selle kirjelduse või mõnes muus vormis. Inimesed, see on nagu magnet, õiged inimesed tunnevad ennast paremini ära. Me oleme teinud enda platvormil erinevaid teste, kus me oleme töökirjeldusi testinud ja need, mis on täpsed, mis konkreetselt kirjeldavad ära, mis on see hea töö siis, et kas need kastid on siis 1,5 meetrit uksest eemal, et oma põhitöötaja näiteks saaks sealt edasi võtta ja teha mingisugused toimingud või on oodatud, et need asjad pakitakse lahti, siis nendele töödele tuleb esiteks rohkem kandidaate ja teiseks need kandidaadid on parema kvaliteediga. Ehk et inimesed tunnevad iseendas ära, millist tööd nad teha soovivad ja millised ootused on nendele, millised oskused ja kogemused neil varasemalt on. Samasugune näide näiteks restorani ja toitlustuse valdkonnast. On siis saali abiline, kes võib-olla viib leiba ja vett lauale, koristab nõusid, viib köögi ja kui laudkond lahkub, siis pühib puhtaks ja seab laua valmis. Kui kiiresti seda peaks tegema? Küsimus on selles, et see mõjutab järgmist tegevust, kui kiiresti saab uus seltskond laua taha istuda. Kas laua all on saiapurud või mingisugune muu maha kukkunud toit? Kui kiiresti see uue katte peale lubamine peab olema võimaldatud. Lihtne iseenesest töö ei ole ju keeruline, me kõik saame aru, et seda on vaja teha, aga mingisugune mõõde, mis on selle ettevõtte või siis ootus. Neid näiteid võime igasugusest valdkonnast tuua, ehk et selles ettevalmistuse faasis on esimene osa väga tugevalt peeglisse vaatamine ja enda tööprotsesside ja tegevuste hindamine, et kus seda abi saab siis teha ja milline on ootus sellele abi siis kvaliteedile, kiirusele, et milliste mõõdikute järgi ma tean, et inimesed, kes meile appi tulevad tööd tegema, et nemad ja et ka meie ise saaksime öelda, et töö on hästi tehtud. Jaa, aitäh, Johanna. Ma võtan siit sõna üle ja tahangi öelda, et mis on GoWorkabiti nende väikeste ampsude ja Huubi pluss ongi see, et me saame neid inimesi heas mõttes koostöö läbi testida. Ehk et kas see inimene sobib minule meeskonda 1 päevaks ja ka edaspidi. Kui 1 päev õnnestus, siis on ilmselgelt suur võimalus, et edaspidi läheb samamoodi. Kui nüüd esimene päev ei läinud kõige paremini, siis on see valiku koht, kas me anname talle veel ühe võimaluse või siinkohal lõpetame. Sest selline koostöövorm ja selline lõpetamise võimalus on alati olemas. Nii et teinekord ka kandidaadid ise on väga hakkamist täis, aga lihtsalt see valdkond ei ole nende jaoks. Nad saavad ise ka näiteks poolest päevast aru, et ei, et ma teen selle päeva lõpuni, aga et ma homme enam ei tuleks. Siis täpselt samamoodi võib ka klient seda öelda ehk ettevõtte esindaja, et aitäh sulle tänase tööpäeva eest, aga teeme niimoodi, et siinkohal me lõpetame koostöö ja see on täiesti normaalne.
Nii et kõik sellised ettevalmistused nii ootuste kui ka töö kvaliteedi osas on täiesti vajalikud ja mõistlikud ja ka kõik sellised ebamugavad olukorrad, mis ikkagi ka tavalistes töösuhetes ette tulevad, on ka siinkohal täiesti lubatud. Nii et siinkohal julgustan just olema nii uue inimese vastu aus kui ka enda vastu, et see ei ole selline töösuhe või töövorm, mis peab paika jääma, kui on juba alguses näha, et see on väga rabe. Ja teine, mida ma ka siinkohal ütlen, mis on ka paslik, on see, et mida ettevõtted teinekord ka teevad läbi GoWorkabiti, nad kasutavadki ära seda, et nad saavad võtta inimesi proovipäevale. Samamoodi, pannes üles tööampsu 1 päevaks ja panevadki talle selle proovipäeva siia keskkonda, saades aru, ehk et kas inimene tuleb selle tööga toime, kas talle meeldib, kas ettevõttele on see inimene tema tööülesande täitmise järgi sümpaatne ja et töö saab tehtud täpselt nii, nagu oli vaja. Et see annab sellise turvalise keskkonna mõlemale osapoolele, et töö saab proovitud ja ka tasustatud. Ja ka ettevõttel jääb ära kõik selline dokumentatsiooniga tegelemise pool ja see on ka see pool, millega teinekord ettevõtted meie poole pöörduvad, et läbi selle siis enda kiiret tööelu leevendada ja ise oma teenusele rohkem nagu panustada. Et ka siinkohal aitame. Et väike kõrvalepõige sellesse võimaluste maailma. Aga kui nüüd minna edasi, et mis on ettevõtte huub ja töötajate huub, siis ma juba sellest veidi põgusalt rääkisin, aga mida ma saan veel siis lisada, et nii kui ongi mõeldud läbi, et see ettevõtte huubi variant on ikkagi tunduvalt mõistlikum, laiem ja igati kasutajasõbralikum ja paindlikum just selles vaates, et ma tahangi korjata enda ettevõtte platvormile või kontole neid inimesi, kes mulle sobivad, kes on juba käinud, kes on ennast näidanud, kes on hästi hakkama saanud, siis nagu eelnevalt ütlesin, siis see huub on selleks kõige parem lahendus ja need inimesed on sinu inimesed, nad on sinuga seotud. Mis on selle asja juures üks kitsaskoht? Ma arvan, et sellest saab ka rääkida. On see, et seesama inimene võib olla mõne teise ettevõtte huubis samuti või teha mõnda teist tööampsu. Aga kui ta on sinu ettevõtte huubis, see tähendab seda, et ta tahab seal olla ja kui sina paned piisavalt tihti üles tööülesandeid ja töövahetusi ja ta leiab endale sobivad vahetused, siis ta on sinuga. Ta tahab sinuga koos töötada. Aga kui sinul ühel hetkel saab nagu selles mõttes selgeks, et see inimene on juba pikka aega olnud huubi liige küll, aga ta kuidagi üldse ei aktiveeru. Ja suheldes selle inimesega tuleb välja, et jah, et tal on juba teised tegemised, siis võib selle inimesega sealt huubist eemaldada ja tekitada ruumi järgmiste inimeste jaoks. Sest et kui me paneme üles konkreetse vahetuse ja ütleme niimoodi, et meil esmaspäevaks on inimest vaja. Kui rääkides suvevahetustest on samamoodi, eks ole, aga võtame näiteks siin lähitulevikus, et näiteks 30. märts on teada, et mul on vaja inimest. Ja mul on seal huubis inimesi küll ja ma olen täna neljapäeval selle info üles pannud ja mitte keegi huubi liikmetest ei aktiveeru. Mitte keegi ei näita huvi, et talle mingi vahetus esmaspäeval sobiks ja ta tahaks tulla sinna ja ära pole ennast kinnitanud. Siis on meil aega hoida seda infot avalikult ka teiste kandidaatide jaoks ja kandideerijate jaoks, kes muidu näiteks ka tööampsudel oleks kandideerinud, kui ma oleks pannud ühe tööampsu ülesse. Ja siis me saame niimoodi oma huubi meeskonda laiendada ja täiendada. Et alguses siis pakkudes võimalust uutele tulijatele, et nad saavad selle vahetuse ära teha ja siis, kui nad on tublisti toimetanud, siis ka nemad huubi tõmmata. Nii et seal on nagu erinevat mänguruumi. Ühte ja teistpidi, kas kohe huubi tõmmates, et anda talle võimalust, et saab vahetuse panna või siis enne tööampsuna proovides ja siis tubli inimene huubi tõmmata. Nii et see huub on ka selline paindlik keskkond, kuhu me saame lisada liikmeid, kus me saame liikmeid välja suunata ja vastavalt oma vajadusele siis seda liikmete arvu hoida. Ja nii nagu siin ka kenasti näha, et ühe töökoha või täistöökoha jaoks või ütleme siis ka ühe vahetuse täitmise jaoks on mõistlik hoida 2-3 inimest nagu reservis. Et just sellest tulenevalt, et kuna inimesed on paindlikud ja otsivad erinevaid võimalusi töötamiseks ja kui siin
selles konkreetses vahetuses ja graafikus ei ole nii sageli vahetusi, kui inimene tahaks tööd teha, siis ta otsib endale kõrvale veel ühe huubi, kus ta võib tööd teha või mõne tööampsu. Nii et sellest tulenevalt siis on hea, kui on meil rohkem inimesi erinevate ametikohtade täitmiseks. Soovid sa, Johanna, veel täiendada midagi? Ei, ma arvan, et sa oled ilusti kõik ära rääkinud. Väga hea. No nii, ja kuidas see siis praktikas välja näeb? No kõige tähtsam on see, et esmalt on endal see info teada, siis peab olema olemas ka meie keskkonnas endale konto loodud. Seda on väga lihtne teha, minnes meie kodulehele, valides ettevõtte vorm, täites see ära. Selleks ei pea olema juhatuse liige. Selleks võib olla täiesti vabalt näiteks tootmisjuht, mis iganes ametikoht, kes endale inimest vajab. Loomulikult tuleb läbi rääkida juhtkonnaga, kellega hiljem on vaja arveldada ja raamatupidamise pool, eks ole, korda ajada, aga iseenesest konto saab avada igaüks. Ja samuti saab liita kontole erinevaid positsioone, et ühe konto juures ei ole nagu tõesti piiratud inimeste arvu, et võib-olla ka 20 erinevat kasutajat, kui ettevõte on suur, et igaüks saab oma projekti üles liita. Aga lihtsalt peab teadma, et kõik need projektid on siis kogu ettevõtte sees näha. Ja nagu ongi, et esmalt tuleb siis anda sisend meile, kui on juba endal tekkinud huvi projekt teha. Et võib ka niimoodi alustada, et teha selline personaalne konsultatsioon, aitan kaasa mõelda, kuidas siis antud konkreetse juhtumi puhul läheneda, kui kiiresti saame tegutseda ja siis vastavalt sellele saamegi juba edasi liikuda projekti loomisega, mida on tegelikult üpriski lihtne ise teha, aga mõne tehnilise nüansiga või ütleme siis konkreetse valiku osas me kindlasti nõustame. Ja siis tõesti on see kandidaatide valimise pool, et siinkohal ka oleme appi tulnud ettevõtetele. On ettevõtted, kes on väga pika koostööga meiega juba edasi liikunud ja me aitamegi ise kandidaate valida. Ettevõte ei soovigi sellega tegeleda. Nii et ka siinkohal oleme alati olemas ja samas me ei võta kliendilt võimalust või ettevõtet võimalust ise kandidaatidega suhelda ja enda nagu meeskond kokku panna ja kõik sobivad ja mitte sobivad kandidaadid üle käia, mis iseenesest on täiesti mõistlik tegevus ja seda parem koostöö saab alguse, sest et kui sa võtad inimesega personaalset ühendust, sa saad ju kohe aru, kas see on see õige inimene sinu meeskonda või mitte. Ja teisest küljest tekib ka see nagu esmane ja oluline kontakt, mida ei saa vähem nagu väärtustada ka selle töösuhte puhul, sest et GoWorkabiti keskkonnast leitud töötaja on ikkagi samaväärne töötaja kui sinu ettevõtte uus töötaja. Me oleme küll siin vahepeal ja loome selle silla tööotsija ja tööpakkuja vahel, aga iseenesest tööotsija võtab ettevõtet, kuhu ta tööle läheb tööandjana. Nii et see on ka hästi oluline, mismoodi ettevõte inimesse suhtub ja mismoodi see kontakt luuakse ja kuidas see aja jooksul areneb. Nii. Mida on oluline teada? Kui nüüd ongi valik tehtud, oleme selle tööampsu kenasti üles pannud, kas siis iseseisvalt ja meie oleme toetanud ja kinnitanud, on hulgaliselt kandidaate sinna juba ennast kinnitanud, et tahaksid tulla või on siis see huubi versioon, et oled ise nagu juba tõmmanud enda meeskonda liikmeid ja teate, et nad juba tulevad, siis oluline on teada ka see, et mida meie veel ettevõtte heaks ära teeme. Me võtame need inimesed kõik enda ettevõttesse arvele, ehk et törrikanded teeme meie. Inimene töötab meie juures ametlikult. Vormistame töösuhted ja ka maksame välja töötasu ja samuti tasume kõik tööjõumaksud ja kogu arveldamine käib siis läbi GoWorkabiti. Kui töö on tehtud ja töötasu on välja makstud inimesele, alles seejärel me esitame kliendile arve. Ehk et lepime kokku omavahel,
kui pikk on arveldumisperiood, kas siis kuus 2 korda või vastavalt sellele projekti pikkusele, aga selles osas me alati teeme koostööd kliendi vajadusest lähtuvalt ja tavaliselt ongi nii, et miks tööampsad eelistavad läbi platvormi käia tööl, et nad saavad töötasu peale projekti lõppu kätte. On see siis paaripäevane projekt või nädalane või 2-nädalane projekt, nad igal juhul saavad peale projekti raha kätte ja see on nende jaoks tähtis. Nägin, et vahepeal on tulnud üks küsimus. Nii. Kas on mingi vahe ettevõtte jaoks, mitu inimest ta huubis on? Kas iga huubis oleva inimese pealt on ettevõttel mingi tasu GoWorkabitile? Jaa, see on hea küsimus. Kohe vastan, aitäh küsimuse esitamise eest, Õnne. Ei ole vahet, mitu inimest huubis on. Selles mõttes, et huubis võib olla näiteks 50 inimest. Kui on tõesti vajadus katta 10 vahetust pidevalt, siis ma soovitan hoida inimeste arvu suurena. Lihtsalt peab aru saama, et need inimesed, kes seal huubis on tõesti selle töö jaoks sobivad isikud ja kui neid inimesi seal peab palju olema, siis las nad seal olla. Oluline on see, et nende vajadus oleks ka selles mõttes kaetud, et nad ikkagi saaksid sinna tööle kandideerida, et kui kogu aeg 10 aktiivset jõuab ette ja ülejäänud 40 inimest on nagu ilma tööta, siis see asjal ei ole mõtet, eks ole. Aga kui on näiteks tõesti teada, et mõnel hetkel on vaja 10 inimest, aga teisel hetkel on vaja 30 inimest, siis see 50 inimest näiteks huubis nagu igal juhul on nagu mõistlik hoida. Nii et see peab nagu hästi talupoja tarkusega nagu lähenema ja seda huubi saab kasvatada, et ei pea alguses nii suur olema, vastavalt vajadusel saab neid liikmeid sinna juurde panna. Nii nagu näites ka oli toodud, et ühe inimese kohta võiks olla, ütleme, et 2-3, aga kui on tõesti selline kriitiline aeg ja me teame, et võib juhtuda, et mitte ühte inimest ei ole vaja, on rohkem inimesi vaja, võib panna ka, et 3-5 inimest ühe koha peale, et igal juhul saaks see ametikoht täidetud. Nii, ja siis on veel küsimus selle kohta, et kas inimese pealt maksab tasu. Huubi liikmete pealt tasu ei lähe. Tasu läheb ainult seoses töötundidega. Iga töötund on seotud ka GoWorkabiti teenustasuga. Ütleme niimoodi, et kui GoWorkabiti teenustasu, ütleme, GoWorkabiti tunnitasu on 8 eurot, siis 8 eurole lisandub tööandja kogukulu, mida muidu maksaks tööandja ise ja sinna lisandub ka veel meie teenustasu ja kogusummale tuleb siis käibemaks juurde. Nii et 8 eurot bruto saab igal juhul töötaja ja siis palgakulu pluss teenustasu pluss käibemaks on kõik koos, mida siis on arve peal näha ja mida siis esitab GoWorkabit tööandjale. Ja ma tahan siin tuua välja ühe olulise asja, et me tasu esitame või üldse kogu selle arve ainult päriselt tehtud töötundide eest. Kui on olukord, et töötaja on nobenäpp, väga osav selles töös ja teeb näiteks ettenähtud töönahu kiiremini ära, planeerisite 8-tunnise vahetuse, tegi 6-ga ära, siis me ei esita arvet 8 eest, vaid 6 eest, nii nagu päriselt töö oli tehtud. Ja teistpidi samamoodi, kui on näiteks teil ette nähtud 8-tunnine vahetus, aga mingil põhjusel koormus on näiteks suurem ja tööd on rohkem ja töövõtja on nõus, et kes tuleb tööle, et talle sobib, ta teeb 2 tundi ekstra, tal muid plaane ei ole, siis tuleb arve 10 tunni eest. Ja me arvestame seda siis, kui töö on päriselt tehtud, ehk et pärast tööl käimist mõlemad pooled, nii tööandja kui tööl käija, tulevad meie platvormile ja kinnitavad, mis need täpsed tunnid olid, kui palju nad siis töötasid, ehk et mõlemalt poolt tuleb kinnitus ja sellele järgnevalt alles me hakkame maksma välja tasusid tööandjale ja siis komplekteerima ka arveid. Enne seda, kui inimene ei ole tööle asunud, on kõik tegevused tasuta. Töökuulutuse lisamine, kandidaatidega suhtlemine, huubi kokku panemine, huubi liikmete haldamine, ka nelega konsulteerimine ja nõupidamine, et kuidas seda asja teha, et sellest päriselt kasu oleks. Nende tegevuste eest me mingisugust raha ei võta. Lõpuks ainult see, kui mitu tundi tegelikult on tööd tehtud ja ettevõttele päriselt väärtust loodud. Just. Nii et nii nagu Johanna ütles, siis meie tasu läheb ainult tehtud töötunnile
lisaks ja see on tegelikult ka selle eest, et me inimesed värbame ja aitame otsida ja kõik selle poole, eks ole, et see tasumäär ei ole ülemäära suur kõige selle kogu teenusepaketi eest. Ja siin on ka näha, ja aitäh, Johanna, et arvel kajastuvad siis tõesti kõik vajalikud read nagu eraldiseisvana, et on näha, millest see teenustasu ja kogu see tasu koosneb, nii et siin ka on väga selge ja konkreetne joon, et midagi ei ole peidetud. Peidetud kulusid ei ole. Just. Ja huvitav nüanss on ka see, et teenustasu, meiepoolne teenustasu protsent ei ole kõikidele tunnitasudele või projektitasudele sama. Ehk et mida suurem on tegelikult väljamakstav brutotasu, siis meie teenustasu langeb. Ehk et seda ei pea kartma, et ma otsin eriala spetsialisti, kes on võib-olla kallim, aga minu jaoks väga hinnalise ja olulise töö ära teeb, et siis teenustasu on ka selle võrra proportsionaalselt suurem. Ettevõtted, kes on suurte mahtudega ja regulaarselt kajastuvad, neile oleme vajaduse korral või ka kokkuleppe korral erihinnastamist teinud. Aga see kõik oleneb täpselt kus, kui palju ja millised mahud on. Jah, et me oleme kalkuleerinud, et meie teenustasu ei ületa kunagi rohkem kui 25% kogu sellest arvest. See on kõige maksimum, sealt saab ainult alla tulla. See on üks oluline aspekt ka, et me ei ole toonud siin esitluses välja mingid konkreetseid numbreid, sest et siin sõltub väga palju täpselt teie brutotasu maksmise suurusest ja lõpuks sellest, kui palju tunde tuleb ja mis perioodi peale. Ehk et ühtset sellist kalkulaatorit kui sellist meil siin pakkuda ei ole, aga see ilmselt on teil paljudel küsimus, see on kõikidel, kellega me suhtleme kohe küsimus, et palju siis maksab. Aga selle koha pealt ma teengi alati personaalsed konsultatsioonid kõigi ettevõtetega, kes siis platvormiga liituvad või kellel on küsimusi, kes ennast registreerivad konsultatsiooniks. Et selline personaalne lähenemine on meil alati kliendi suhtluses. Saan ka teha kirjalikke kokkuvõtteid, teeme programmi demosid, et see on nagu alati juba selline järgmine samm, kui on huvi tekkinud. Ja mida ma veel saan omalt poolt öelda, et meil on tõesti väga kirju ametikohtade selline statistika, et on ettevõtted, kes otsivad endale IT-valdkonda abilisi, on inimesi, kes otsivad endale puhastusteeninduse valdkonda abilisi, on põllumajanduses sügisperioodil oli kivikorjajaid, ühesõnaga kõik võimalikud tööd, mis vajavad tegemist, jõuavad meie platvormile. Kevadhooajal loomulikult aiandid, hooajatööd, ehitussektor läheb hooga lahti, jaekaubandus, hotellid, teenindus, restoranid, kohvikud, ühesõnaga pole valdkonda, mis siia ei jõua. Vähemalt huvi tuntakse ikka. Teinekord on lihtsalt see, et kas meie keskkond on ainuke koht, kus otsitakse, et kui on ka enda paralleelselt värbamised käsil, siis tehakse nagu mõnikord valik enda leitud inimese kasuks. Aga kui see värbamine on väga pikk ja inimest ei tule ega tule, siis alustatakse näiteks tootmisettevõtetes sageli GoWorkabeti kaudu leitud inimestega. Ja juhtub ka selliseid lugusid, et need inimesed liiguvadki lõpuks ettevõttesse ja jäävadki sinna tööle. Et selline koostöö, sujuvus ja paindlikkus on meil igati olemas. Me kuidagi ei takista ka inimeste liikumist alalisele põhitööle, kui on tehtud hea algus meie platvormi läbi ja ettevõte on leidnud sobiva inimese ja inimesele ka sobib see töö nii hästi, et ta tahakski minna täiskohaga ja alaliselt sinna. Väga tore. Meil on ainult hea meel nende selliste õnnestumiste üle, nii et ja nende ettevõtetega me ka jätkame, et kui ta on leidnud selle ühe hea inimese, siis ta juba teab, et okei, aga ma katan ikkagi mõned nagu momendid ja mõned vajadused ja vahetused ka ikkagi nende paindlike inimestega, et ma ei panegi uut töökuulutust üles, vaid saangi ka järgmise inimese nagu siit kaudu. Nii et selles mõttes on nagu palju häid praktikaid, mida julgen jagada. Just ja jagades selliseid põnevamaid ja väga
rohkem muidugi harvemaid näiteid, et Nele tõi siin need kõige võib-olla levinumad näited, siis meie platvormilt on ka personalijuhti ajalise osaga värvatud, Korea K-popi koreograafi, mina isiklikult 2 nädalat tagasi värbasin läti keelt emakeelena kõneleva toimetaja, kes aitab meil platvormil lätikeelseid tõlkeid kontrollida. Need valdkonnad võivad olla väga spetsiifilised, et meie platvormil on registreerinud üle 300 000 unikaalse kasutaja. Me seome kõik kasutajad isikukoodiga. Me oleme vaieldamatult Eesti üks kõige suuremaid siis võib-olla neid, kuidas seda eesti keeles öelda, gruppe, kust inimesi värvata ja tõesti absoluutselt erinevaid tegevusi on. Üks markantsem näide on, meil on üks Eesti juurtega Suurbritannia pensionifond, kus aeg-ajalt nende siis vahetusperioodide tipphetkedel nad võtavad meie juurest juurde Briti siis raamatupidamisseadusega kooskõlas olevaid abilisi, kes aitavad andmeid sisestada seal teatud kohtadesse. Et väga spetsiifilised ja erinevad vajadused, mida me oleme suutnud katta. Et selles mõttes julgustan mõtlema ka traditsioonilistest või esimese instinktina tekkivatest momentidest välja. Samamoodi, mis on võib-olla esimese hooga kohe näiteks tootmisettevõttes ei pruugi mõelda välja, aga näiteks kontoriabilised või adminid soovivad ju samamoodi puhata. Väga hästi aidatakse ka kontori poole üleval hoidmisega. Et mõelge laiemalt ja saame tulla appi, on palju erinevaid inimesi, kes on erinevates valdkondades kogenud ja tulevad, aitavad teid hädast välja ja on rõõmsad lõpuks kõik osapooled. Jaa, ma veel korraks vaatan siia chati poole ja vaatan, et on küsimus olnud töörõivaste kohta. Jah, töörõivad on ikkagi ettevõtte anda, ehk kuna meie vahendame teenust, siis töö, kus ära tehakse, tööd tehakse ära ettevõtte, siis ettevõte vastutab ja tagab siis selle poole ka, et töörõivad on olemas, ehk et siis klient, kes meie kaudu inimese saab. Ja teine asi on see, et teinekord on inimesel endal töörõivad olemas ja kui me töökuulutust kokku paneme, siis me kindlasti ka seal viskame selle välja, et olemasolul kasutage enda töörõivaid, kui ei ole, siis ettevõte peab teadma, kui ka see töösuhe saab olema pikem, siis on see normaalne, kui ettevõte siis tagab selle vajaliku varustuse. Ja samuti ka tööohutusalase juhendamise teeb ettevõtte kindlasti iseenda territooriumil ja vastavalt tööle. Et see on ka pool, mida siis tööandja peab teadma, kelle juurde siis tööampsaja läheb. Aga mida ma veel tahtsin välja tuua on see, et tootmistöölisi või töötajaid ka leiab meie platvormilt mitmeid ja samuti hotellide administraatorite osas on tekkinud huvi ja samuti ka erinevad teenused, mida hotellides pakutakse, kas massöör või mõni selline teenus, joogaõpetaja, ka selliseid projekte pannakse üles siia keskkonda, nii et isegi mõeldakse nii, et ei võeta seda inimest enda ettevõttesse alaliselt tööle, vaid projektipõhiselt käib ta siis läbi GoWorkabiti mõnes hotellis teenust pakkumas. Nii et valikute rohkus on siin suur. Korraks vaatame chati. Nii, ma esmalt vastan sellele töörõivaste teemale või töövahendite. Tundub loogiline, et me jagame vajalikud töövahendid, iga töökoht on erinev. Jaa, ja see on täitsa loogiline, tõesti. Et iga töökoht on väga oma spetsiifikaga seotud. Mis võib välja tuua alati töökuulutuses, näiteks kui on vaja kanda neid spetsiaalseid saapaid, millel on näiteks tugevdatud varbaosa, siis võib selle välja tuua, sest et kui kellelgi on endal isiklikult olemas, siis tõenäoliselt ta eelistab näiteks neid ise enda omad võtta kaasa ja kui ta läheb ehitustööle või sellist tööd tegema, siis on suur tõenäosus, et tal on need olemas. Olen ise käinud hotellides ja restoranides, valge triiksärk on ka selline asi, mis
üldiselt inimestel kipub olemas olema, selle võib välja tuua kuulutused, kui sul on ja soovid ja ta ei ole oluline, et see krae kuju või pikkus täpselt vastaks, siis võib selle välja tuua. Et samamoodi paindlikkus selle koha pealt. Ja enne kui ma vastan viimasele küsimusele, mis siin chati on tulnud, siis ma ikkagi ütlen ka, et need inimesed, kes siin GoWorkabeti platvormil endale tööampsu otsivad eelkõige ka endale oma valdkonna tööd, ehk et need inimesed juba on seda tööd teinud ja kas nad on sellest tööst ilma jäänud või mingil muul põhjusel nad ei saa teha tööd täpselt nii, nagu täiskoht ette näeks, aga nad tahaksid seda tööd teha ja samas on neil valmisolek teha tööd just nendel paindlikel ja sobivatel ajahetkedel. Nii et siin on ka neid inimesi, kes on nõus oma valdkonnas hea meelega panustama, nii et kui vahest on mõte, et ei tea, kas ma ikkagi leian enda valdkonnas sobiva inimese, kindlasti leiate. Ma täiesti veendunud selles. Ja kui nüüd tulla selle küsimuse juurde, mis on Õnne poolt esitatud veel ajalooliste juhtumiste kohta, mis on seotud tööõnnetustega, siis jaa, siinkohal oleme me nii ettevõtte kui töötajaga koos. Et meil on selline kokkulepitud vastutuse määr, mis on seotud sellega, et kui juhtub kahju, et siis 1000 euro väärtuses me oleme kohe nõus panustama ja panustamegi, aga loomulikult sellised ekspertiisid ja analüüsid ja asjad viime koos tööandjaga läbi, nii et me ei jäta ka tööandjat siinkohal üksinda, aga me oleme nagu tööandja ja töötaja vahel. Nii et oleme koostöös selles projektis samuti või selles probleemis. Nii, üks küsimus on veel tulnud. Kas on võimalik tööjõu tellimisel märkida, et töötaja peab ise hoolitsema spetsiaalriiete eest, nagu see toimub KOV-lepingu puhul? Kas see tähendab seda, et ta peab hooldama oma töörõivaid ise? No ma arvan küll, et ma arvan, kui töötaja tuleb teile tööle, siis tal ei olegi ootust, et teie tema riietest hoolitseksite. Pigem on see küsimus, et kui te annate talle tööriided, siis ta saab selle hoolitsemisega hakkama. Kui see nüüd ei ole just vastuolus sellega, et te muidu teiste töötajate riiete eest hoolitsete. Et see ongi nagu see, et ebavõrdne kohtlemine siinkohal ka ei päde. Et kui te muidu teete seda, siis tema puhul peaksite samamoodi tegema seda. See on minu nägemus. Kas on veel küsimusi? Väga toredad küsimused. Kui keegi tahab otse mikrofoni rääkida, on see ka oodatud ja lubatud. Kui praegu rohkem küsimusi ei ole, üks on ilmselt tulemas, vastame sellele ka ära, siis mina julgustan mõtlema selle võimaluse peale, et läbi GoWorkabeti leida endale abilisi suveks ja juba ka selle peale, et kui on ka praegu juba näiteks tudengeid, kes käivad koolis, võtavad õppepuhkust ja on vaja näiteks asendada mõnel sellisel klientide rohkel päeval või on teada, et tootmises on tulnud suurem tellimus sisse ja kätepaare on puudu, siis selliseid koostööprojekte on just hea teha sellisel rahulikumal perioodil. Julgustan minuga ühendust võtma, hea meelega mõtlen kaasa. Alati olen täiesti oma kogemust jagamas ja klienti väga sügavalt ära kuulamas, et aru saada, milline see vajadus on ja siit me saame liikuda edasi. Ja tööotsijad samamoodi praegu juba valmistuvad suvehooajaks, kes teavad, et neil on võimalus ja soov suvel töötada, siis nad juba vaatavad, otsivad neid huube ja tiime, kus nad tahaksid panustada. Et lisaks sellele, et on, ma ei tea, kas nüüd just rohkem valikut, aga inimestel on tähelepanu üleval, nad ei ole ennast veel sidunud või ennast ära broneerinud. Hea aeg on praegu valmistuda suveks ka selle nurga alt, et mõeldes, et oleks inimesi valida endale tiimi. Ja kui Õnne veel küsib juurde, et kas me teeme soodustusi ettevõtetele, kes tellivad suures mahus ja püsivalt meie kaudu abilisi, siis see on nii ja naa. See soodustus võib tulla küll, aga mitte koheselt, sest et see koostöö peab saama nagu heas mõttes käima
ja tulevikus on see kindlasti võimalik, sest et see on nagu selline võimalus meie ettevõttes on olemas, et ma tean, et see on täitsa toimiv. Õnne on väga heas mõttes aktiivne. Nii, kuulame ära veel, mis Õnne küsib. Ja, et ekraanil on näha ka Nele kontaktid, ta ootab ühenduse võtmist. Tänase päeva jooksul pärast seminari ma saadan teile slaidid meili peale ja ka selle videosalvestuse. Neid võite enda ettevõtte või kolleegide või tuttavate seas, kellele oleks abiks ka jagada. Ja siis leiate slaididest ja meili sisust ka Nele kontaktid, et võib praegu üles kirjutada või siis hiljem meilist vaadata. Just, ja kui te kirjutate GoWorkabiti kodulehel olevasse ettevõtete aknasse, et soovin konsultatsiooni, võtan ka mina teiega ühendust, nii et kanaleid on mitmeid, kuidas üksteist leida. Samuti LinkedInis olen saadaval, nii et kus iganes infot soovite, saame suhelda. Annika veel tahtis midagi küsida. Ahah, üks küsimus on veel. See on tore, et meil on tekkinud chatis vestlus inimestega, kellel on juba kogemus või mingisugune kogemus meie teenusega ja kes on Dataza uued, et sellist üksteise toetamist ja kogemuse jagamist me ka tegelikult hea meelega võimaldame ja see tähendab ka seda, et kui Nele poole pöörduda mõne spetsiifilisema valdkonna või küsimusega ja meil endal ei ole kohe taskust võtta, aga üldiselt meil on see kogemuste pagas nii suur, siis me saame oma tuhandete ettevõtete poole, kes on meie kliendid, pöörduda või vaadata, kuidas nemad on lahendanud ja tuua päriselt võimalikke siis lahendusi lauale, et kuidas mingi olukord või kuidas keegi teine sarnases olukorras või sarnases valdkonnas on oma asjad seadnud, et ei pea nullist kõiki ämbreid läbi kolistama. Mul tekkis heas mõttes huvi, kui palju tänaseid webinaril osalejaid on reaalselt meie kasutajad. Tõstke palun käsi. Võite seda reismärki kasutada, et siis on näha. Annika on kasutaja, väga hea. Nii. Katrin on ka kasutaja. Jaa. Õnne on olnud 5 aastat, vaata kui tore. Nii et siis on 2 poole kogemus olemas. Nii et see on suurepärane. Väga tore, aga tõmbame siin otsad kokku, me oleme viimasel minutil, me rohkem teid kinni ei hoia. Kõik küsimused ja asjad siis Nele võtab hea meelega vastu ja tänase päeva jooksul saadan teile materjalid ka. Aitäh teile, et võtsite täna aja, et meiega liituda. Loodan südamest koos Nelega, et meie ettevalmistatud materjalist oli teile abi, et te saate hakata mõtlema ükskõik, kas tulete meiega koostöösse või lahendate ise oma suvise perioodi ära, aga et siin oli palju praktilist mõtteainet, mis teil aitab hooaja maksimum välja võtta. Ilusat päeva teile kõigile. Aitäh minu poolt ka ja kui on vaja nõu küsida, ma hea meelega olen olemas teie jaoks. Kõike head.